Tere tulemast iga-aastasele Transpordiameti pressikonverentsile, mis juba teist aastat toimub virtuaalselt. Täna räägime Transpordiameti pikematest plaanidest tee-ehituses, investeeringute mahtudest, eesootavatest väljakutsetest kui ka selle aasta suurematest ja olulisematest objektidest. Meil on stuudios Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ja maanteehoiuteenistuse direktor Raido Randma. Head ajakirjanikud, kes te olete ekraanide taga, te saate meie tänasel pressikonverentsil osaleda toolilt tõusmata. Nimelt kõik teemad, mis teid huvitavad ja mille kohta te soovite küsida, siis liikuge workshopi päevakava kõige viimase punkti juurde. Seal on kirjas küsimused ja vastused, klikkige nupule küsi ning sisestagegi oma küsimus ning vajutage seejärel juba rohelisele nupule, millel on kirjas saada. Kui aga tundub, et teie küsimus on juba kellegi teise poolt küsitud või mõni teema on nii aktuaalne, ja teie kolleeg on väga hästi sõnastanud küsimuse, siis te saate vajutada sellele pöidla märgile ning see küsimus saab justkui hääl juurde ja tõuseb selles küsimuste rivis ettepoole, mis võib olla kindluse märk, et selle küsimuse ka kindlasti esimeste seas ära küsime. Aga alustame. Meie tänane esimene esineja on Kaido Padar, kes räägib lähemalt Transpordiameti suundadest ja pikematest eesmärkidest. 2021. aastal teedevõrgu arendamiseks ette nähtud vahendite mahust ning samuti seda kõike võrdluses möödunud aastaga. Palun! Auväärt ajakirjanikud, head eestimaalased ja online'is kaasaelajad. Transport või laiemalt siis või kitsamalt maanteeehitus on alati see, mis kirgi kütab ja alati võib tekkida küsimus, et miks see tee just läheb siit või mis nüüd siis selle tee-ehituse ajal just minu äri kannatada saab. Kuid kindlasti üks maanteeehitus on meie igapäevane osa. Tahame me ju tegelikult turvalisemad teed ja tahame ju kiiremini punktist A punkti B jõuda. Eelmine aasta sellisel kujul pressikonverents ei ole siis nagu uudne. Eelmine aasta oli ta täpselt samas vormis ja kui COVID on paljudele valdkondadele mõjunud laastavalt, raskelt, siis tee-ehitus on kindlasti see, mis pigem on jõudu juurde saanud, pigem on energiat juurde saanud. Mina siis oma sissejuhatuseks peatun natukene meie Transpordiameti teede ehituse prioriteetidest ja kindlasti need punktid, mis teile ka siia ekraanile tulevad, ei ole kuidagi tähtsuse järjekorras või prioriteetide järjekorras. Need on pandud siia, võib öelda, hetke emotsiooni pealt, et esimene, millel ma siis peatuks, on 2+2 teede projekteerimine ja väljaehitamine. Olles selles ametis tegelikult ikkagi täna suhteliselt uus, kõigest 3 kuud, siis ma võin küll täna öelda, et ükski ka poliitilist erakonda nii opositsioonis kui koalitsioonis ei jätta kuidagi külmaks teedehituse pool. Et kui hiljem slaidil tuleb ka juttu, et selle aasta investeeringute maht on 253 miljonit, siis kõik erakonnad on seda meelt, et need põhimaanteed oleks vaja välja ehitada, need oleks vaja korda teha, kaasaegseks, euroopalikuks, aga selleks peame ka tegelikult kindlasti järgnevad aastad rohkem sinna raha suunama veelgi, et see maht, et me jõuaksime, püsiksime graafikus on kuskil ja meil õnnestuks see 2030. aastaks siis teha, oleks kuskil 400 miljonit aastas. Nüüd vähem oluline tegelikult ei ole ka selle 2+2 juures projekteerimine, et sellest on ka räägitud tegelikult, et Transpordiameti, kui nii võib öelda, sahtel on projektidest tühi, et meil on küll täna töös circa 110 kilomeetri jagu
siis projekteerimisi ja sellel aastal me siis alustame veel lisaks 83 kilomeetri projekteerimist, ehk me võime öelda, et selline 1,5–2 aasta pärast, pigem 2 aasta pärast on meil circa 200 kilomeetri jagu teid, mida me siis juba saaksime hakata ehitama ja siis seda jõudu sinna veel rohkem juurde panna. Ja ühe märksõna võib-olla selle 2+2 jooksul ma tooksin veel seda, et me oleme võtnud ka suuna selle peale, et me püüame tulevikus projekteerida võimalikult pikki lõike, et need lõigud ei oleks 1, 2, 4, 5 kilomeetrised, vaid jääks ikkagi sinna 10–20 kilomeetri juurde. Nüüd järgmine punkt, mida te näete, on kruusateede tolmuvabaks muutmine. Et see on kindlasti üks pool, mis vajab järgi aitamist, et Eestis on üle 4200 kilomeetri kruusateid. Sellel aastal, kui eelmine aasta tehti ära 200 kilomeetrit, siis sellel aastal 322 kilomeetrit ja see summa on 29 miljonit, mis sinna läheb, nii et kui selline tavarahastamis on olnud 5 miljonit, siis sellel aastal 29, see 29 on tulnud ka sellest, et Transpordiamet oma sisemiste moodsas öeldes reservide arvelt leidis veel 3 nädalat tagasi 5,5 miljonit juurde, nii et sealt see 29 miljonit kujunes. Kindlasti me soovime ka tuua tegelikult sellist kaasaegset hanketegevust, et me oleme päris palju viimastel kuudel diskuteerinud teemadel, et äkki tuua uuesti tagasi lauale projekteeri ehitahange. Soomes on väga tihedalt või väga palju kasutatakse allianshanget, et ma kindlasti ka on see meie fookus ka lähiaastatel, et siis teha midagi teistmoodi, teha midagi uut. Väga palju ka avalikus ruumis on juttu olnud PPP-st, et nagu te teate, siis on otsustatud, et Libatse-Nurmega minnakse Euroopa Liidu ja riigi vahenditest edasi, kui nüüd lõplikud otsused tehakse, siis Transpordiamet on kindlasti seda meelt, et ka kogemuse mõttes me peaksime kindlasti ka tulevikus mingisuguse lõigu, objekti, tunneli, silla, aga mingi projekti me peaksime PPP osas ära tegema, nii et selles suhtes meil majas diskussioonid käivad ja kindlasti me seda laua pealt maha ei taha võtta. Ja üks punkt veel siin, mis on kindlasti väga emotsionaalne, millest on ka tegelikult avalikus ruumis väga palju räägitud, on see, et Transpordiamet siis on teinud lepingu Rail Balticuga. Meie teha on siis lähiaastatel 17 silda viadukti ja kindlasti see on üks selline koht, kus me tahaksime väga head tuge pakkuda siis läbi Rail Balticule, läbi oma kogemuste, läbi oma hangete ja läbi oma siis järelevalve või siis oma inimeste sinna juurde, nii et see annab meie inimestele ka muidugi lisakoormust, aga me näeme, et see on nagu Eestile oluline projekt ja miks mitte seda siis jagada. Ja võib-olla ma tooks siia veel 2 nagu sellist märksõna juurde, mis siin slaidilt nagu puuduvad. Üks on see, et me kindlasti jätkame ka selliste liiklusohtlike ristmike ümberehitamist, vaatamist ja võib-olla viimase märksõna see, et kuna teed on või lumi on sulanud, jää on sulamas, teed hakkavad lagunema, siis ka tegelikult on täna juba võetud lauale ka teema, et vaadata ette ära kruusateede lagunemist, kuidas seda protsessi niimoodi juhtida, et saada varem jaole kui mõni ajakirjanik, kui ma nii võin öelda, et siis ka see on kindlasti teema, mis viimastel kuudel on siin läbi käinud. Ja minu poolt sissejuhatuseks viimane slaid, et siia me tõime välja teile tegelikult need investeeringud, mis on siis teedesse viimastel aastatel tulnud, et ülemine rida on siis riigieelarvest, et see on kasvanud siis kuskil seal 2015. aastast
111 miljoni pealt 205 miljoni peale ja välisvahendid on ka 54 pealt, on tas kõikunud siin nüüd sellel aastal 48, ehk siis see 253 miljonit ka kokku tuleb. Ja ma tahaks oma viimase lausega võib öelda seda, et ega me keegi ju sellel aastal ei pääse ummikutest, aga mul oleks palve teile kõigile, et meie enda ohutuse, turvalisuse, parema tuleviku nimel, et varugem aega, nautigem meie senist ilusat Eestimaa loodust ja olgem kannatlikud. Aitäh! Aitäh, Transpordiameti peadirektor Kaido Padar. Kui teil on temale küsimusi, siis minge workshopi päevakava alumisse serva, kus on küsimuste-vastuste lõik ning postitage oma küsimused sinna. Nüüd aga läheme edasi. Meie järgmine esineja on maanteehoiuteenistuse direktor Raido Randmaa ja tema teeb ülevaate 2021. aasta plaanidest, teehoiukava remondimeetmete mahtudest ning tänavuse aasta objektidest. Palun. Tere päevast ka minu poolt. Minu nimi Raido Randma ja kui Kaido rääkis siin meie suurematest ja üldisematest plaanidest, siis minul on plaanis minna natukene detailsemaks, rääkida meie erinevate remondimeetmete ja ehitusmeetmete mahtudest ja tuua välja ka erinevate regioonide olulisemad objektid. Esimesel slaidil siis ongi hästi ära toodud meie erinevad meetmed. Siin esimeses veerus on võrdluseks toodud ka eelmise aasta mahud kilomeetrites, et saada paremat pilti ette, et kus me siis sellel aastal oleme. Ja kui siin Kaido ka varasemalt mainis, et eelarve poolest tegemist jälle rekordaastaga, siis vaadates sellele tabelile peale, ma ei hakka kõiki ridu ette lugema, saadame need slaidid ka hiljem järgi, aga olulisemad nendest on kindlasti ehitusmeede, kus meil on 2 eraldi numbrit, kokku siis 99 miljonit eurot, millest siis pool moodustab riigieelarveline raha ja teine pool siis välisvahendid. Ja teine oluline rida kindlasti on ka kruusateedele katete ehitamine. Et see on just maapiirkondades väga oluline meede, mis muudab siis liiklemise seal mugavamaks, paremaks, ohutumaks ja teistpidi kindlasti paraneb ka elukeskkond, sest kruusateed on kahjuks sellised, et kui on märg ilm, siis nad on porised ja kui suvel on kuiv aeg, siis nad tolmavad ja seal tee ääres on tõesti ebamugav elada. Aga sellel aastal siis rekordilised 322 kilomeetrit kruusateid katte alla saavad. Kokku on meil neid teid aasta alguse seisuga 1924 kilomeetrit, mis siis on olulise liiklussagedusega ja kus me oleme võtnud eesmärgi, et 2030 aastaks me oleme need katte alla viinud. Nii et see on selline julgustav maht, kus saab öelda, et me suudame oma eesmärki täita ja loodetavasti siis ka järgnevatel aastatel see rahastus sarnases suurusjärgus püsib. Nii, aga minnes nüüd edasi siis suuremate objektide juurde, et oleme Transpordiametis siis jaganud ennast 4 regiooni. Esimene, mis ma siin välja toon, on Põhjaregioon. Põhjaregioonis siis kõige olulisem objekt, mis tegelikult juba töös on Tartu maanteel Võõbu-Mäo lõigu ehitus. Et seal meil on juba alates eelmise aasta suvest tööd hooga käinud. Hetkel lõpetatakse turba väljakaevet ja samamoodi käib siis tagasitäitetööd.
ja oleme sellises graafikus, kus tegelikult soovime juba sellel aastal alustada asfalteerimistöödega ja loodetavasti järgmise aasta lõpus on kõigil võimalik sõita siis Tallinnast juba Mäoni 2+2 teed pidi ja jõuda Tartuni oluliselt kiiremini või siis Paidesse. Teise objektina oleme välja toonud siin Väo liiklussõlme Narva maantee ja Tallinna ringtee ristmikul. See objekt on eriline selle poolest, et riigi maanteede poolest on seal kõige suurem liiklussagedus, üle 40 000 auto ööpäevas ja ta on olnud meile selliseks oluliseks pudelikaelaks täna selle valgusfoori lahendusega. Tööd on seal sellises graafikus, et loodetavasti selle aasta lõpus suudab meie partner siis kõik tööd ära lõpetada ja saame selle pudelikaela sealt eemaldatud. Ja kolmanda objektina toon välja ühe Tallinna ringtee objekti. Tegemist on siis Kanamaa valingu objektiga ehk siis Pärnu maanteelt alates mööda Tallinna ringteed Keila poole, et sinna poole peale valingu viaduktini see objekt läheb. Selle raames ka siis teeme uue 2+2 maantee, rajame eritasandilisi ristmikke, lahendame ära kergliiklusteede probleemid ja rajame ka siis uue raudteeviadukti tänase viadukti kõrvale ning hiljem siis vana viadukt lammutatakse. Nii, aga liigume lõunaregiooni juurde ja lõunaregioonis siis ka samuti 3 objekti välja toodud. Esimene on täna juba samuti lepingusse jõudnud Kärevere Kardla lõik, samuti 2+2 teelõik, kus siis uut teed rajame. Selle objekti teeb eriliseks see, et see tee asub Natura 2000 alas ja seal on tänu sellele vaja lahendada siis väga mitmeid ulukitega seotud siis küsimusi või väljakutseid. Rajame sinna 2 tunnelit tee alt väikeulukitele ja 2 siis suurulukitele ning seal siis loodame samuti järgmise aasta lõpuks selle objekti valmis ehitada. Teine objekt on tartlastele väga oluline objekt, nii-öelda Riia sõlme siis ehitusobjekt, kus me siis koostöös Tartu linnaga muudame kõige ohtlikuma ristmiku turvalisemaks. Ohtlik on ta sellepärast, et seal on väga palju plekimõlkimisi nendel tänasel ringil. Õnneks kiirused on seal väiksed, traagilisi õnnetusi on vähem, aga sellegi poolest on seda ristmikku kindlasti turvalisemaks vaja teha. Ja selle raames siis rajatakse sinna 2,5 kilomeetrit 2+2 uut põhiteed, rajatakse uusi linnatänavaid 2,5 kilomeetrit ja samuti rekonstrueeritakse siis olemasolevaid linnatänavaid 2 kilomeetri ulatuses ja kindlasti väga palju lahendusi ka kergliiklejatele, et nendel tulevikus oleks seal mugav ja ohutu liigelda. Ja viimasena üks rekonstrueerimise objekt siis Otepää-Sangaste ja Tatra maanteel, seal samuti siis teeme teed ohutumaks ja liiklejatele sõitmise mugavamaks. Nii, liigume siis idaregiooni objektide poole. Siin number 1 objektina on välja toodud siis Narva maanteel Sillamäe linna viimane lõik, mida me siis läheme samamoodi turvalisemaks muutma. Tegemist siis viimase etapi tööga ja sellel ehitatakse siis eritasandiline liiklussõlm Põhimaantee ja Pavlovi tänava ristmikule. Teised 2 on siis pigem natukene väiksemad objektid, aga sellised rekonstrueerimise objektid. Üks on siis meil Rakvere Rannapungerja maanteel, Rägavere saelõigul ja teine siis meil Kõrve Toila lõigul,
kus samamoodi tegelikult muudame ristmikke liiklusohutumaks ja parandame siis kandevõimet ja samamoodi katte siis tasasemaks ja uuemaks. Nii, ja viimasena siis Lääneregiooni objektid. Siin number 1 objekt on Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel ja puudutab see siis Pärnu-Uulu lõiku. Täna on ta meil teehoiukavas sellisena kirjas, et me soovime selle riigihanke kohe varsti avaldada, leida endale selle aasta jooksul partneri ja aasta lõpus ka siis mõned ettevalmistustööd pihta alata, et loodetavasti kõik sujub plaanipäraselt ja saame ka siis Pärnu maanteel ühe lõigu jälle ehitusse. Teisena on siis üks rekiobjekt Pärnu Tori maanteel, seal me lähme siis korrastama ka Tori asulavahet ja samamoodi ehitatakse sinna uus Tori sild ja mõneks hetkeks läheb ka see Tori silla peal liiklus kinni ning seal tuleb kindlasti jälgida seda, et kuidas see liikluskorraldus seal olema saab, selleks on väga mõistlik seda teha meie tarktee.ee portaalilt. Ja 2 viimast olulist objekti puudutavad meie suursaari, et esimene siis on Saaremaal Kuressaare-Sääre riigimaanteel, kus me lähme siis Mändjala-Läätsa lõiku rekonstrueerima ja teine hiidlasele muidugi väga oluline objekt on Hiiumaal, mis siis puudutab Kärdla-Käina maanteed ja selle raames me siis lähme rekonstrueerima Käina asulavahet ja samamoodi siis ka Suuremõisa Emmaste maanteel teeme korda 2 ohtlikku ristmikku. Nii, aga ka nagu Kaido varem mainis, siis väga oluline eesmärk on meil ka olla järgmisteks ehitushooaegadeks valmis. Selleks oleme siis alustanud eelprojekteerimist meie 3 põhisuunal, ehk siis Pärnu, Tartu ja Narva suunal. Siin on ära toodud ka siis need lõigud, mis hetkel meil eelprojekteerimises on. Kokku on neid 105 kilomeetrit. Ja kui tegelikult need eelprojektid valmis saavad, siis sinna järgi on vaja meil ka hakata maid võõrandama, meil on vaja keskkonnamõju hinnata, nii et see ettevalmistus on oluline protsess ja see on aeganõudev protsess. Selleks oleme me siis päris palju vaeva näinud, et me oleksime järgmisteks aastateks valmis. Ja viimasel slaidil on ka siis ära toodud need lõigud, kus me sellel aastal eelprojekteerimist alustame. Ning lõpetuseks samamoodi soov kõigile liiklejatele natukene südamele koputada, et suvel kindlasti saab olema väga palju teetöid, kokku üle 2000 kilomeetri teedel. Et varume selleks aega, need kollaste ja orantside vestidega mehed, kes seal tee ääres on, nad on selleks seal, et meie liikluskeskkond muuta ennekõike ohutumaks ja mugavamaks. Nii et ma arvan, et meie kõigi eesmärk on olla siis ettevaatlik ja õhtul ju ootavad meid kõiki lähedased koju, nii et aitäh teile ja mõnusat liiklemist siis nendest teetööde virvarris. Aitäh, Raido! Mõned küsimused on laekunud. Esmalt ma tahaks ise küsida, Raido, sinu käest ühe küsimuse, et kui nüüd võrdleme möödunud aastast pressikonverentsi tänasega, et mis selle aasta jooksul juhtunud on, kui palju te toonaseid plaane pidite korrigeerima, ümber tegema, ära jätma? Tegelikult me ei ole pidanud väga palju korrektuure tegema, sellepärast, et õnneks see tervishoiukriis, mis meil siin maailmas pead võtnud on, ei ole teede ehitust väga palju mõjutanud. Natukene me oleme pihta saanud, aga saab öelda, et teede ehitust kahjuks kodutööna teha ei saa. Nii et on olnud mõned objektid, mis on tulnud lähtudes sellest, et ettevalmistustööd pole päris plaanipäraselt läinud, natukene edasi lükata, aga teistpidi me
eelmisel aastal ka lisasime väga palju täiendavaid objekte töösse, nii et ma arvan, et see eesmärk, mis me aasta alguses võtsime, sai päris hästi realiseeritud. Nii, küsimus keskkonnast. 2021 aasta kattega teede taastusremondi ja rekonstrueeritud teede maht võrreldes 2020. aastaga on vähenenud. Kas on oodata, et järgnevatel aastatel mahtude taastumist või suunatakse raha jätkuvalt pigem kruusateede tolmuvabaks ehitamiseks ja teede ehitusse? Kes vastab? Ole hea. Et kindlasti üks prioriteet, mis me oleme kokku leppinud, on see, et hakkan kaugemalt peale, siis on see, et me tahaks erialaliitudega rohkem koostööd teha. Et see on ka kindlasti teine, mis on, et me ise ka näeme tegelikult, et selline pikaajaline rahastus oleks tegelikult väga hea sektorile, ka ütleme erakondade ja koalitsioonide ülene ja eks sellega asjaga tuleb tööd veel teha, et võib-olla minu poolt kõigepealt selline kommentaar, aga kindlasti meie eelarve oleneb väga palju riigieelarvest, nii et ega siin ju mingit saladust ei ole, et ega meil mujalt kuskilt raha ei tule. No, mina veel täiendaks nii palju, et ega need erinevate aastate kilomeetrid erinevates remondimeetmetes on kogu aeg natukene siis varieerunud. Meil on kõikideks nendeks meetmeteks välja töötatud metoodikad, mille järgi siis need objektid meie nimekirjadesse jõuavad. Nii et see tõesti oleneb aastast ja sellest, et kuhu siis kõige rohkem sel aastal just raha suunata vaja on. Üks küsimus ilmselt autospordi austajalt. Kas planeeritakse ikka mõned kruusateed jätta kruusateedeks, pidades silmas Eesti edu rallimaailmas, et saaks ikka ka edaspidi korraldada väga populaarseid kruusateede kiiruskatseid? Ma siis ütlen esimesena jälle või? Ole hea. Jah, et rallimeestele me liiga ei taha teha. Aga kindlasti on, et seal on ju tegelikult kruusateed ka tolmuvabaks muutuses on omad reeglid, et mismoodi ja kus seda tolmuvabaks muutmine käib ja mis järjekorras, aga ma ei tea, tahad sa mõnest meetmest rääkida siin? Ja et koostööst rallimeestega, et tegelikult juba paar aastat on meil kohtumised toimunud ja ka Rally Estonia tiimiga, nii et oleme seal välja valinud siis mõned lõigud, kuhu lähtuvalt sellest rallist siis seda katet ehitama ei minda, nii et teeme kõikide osapooltega koostööd, nii et kõik lõpuks oleks rõõmsad. Nii, järgmine küsimus. Suuremate teetööde hangete osas on pakkumuste esitamise tähtaegu 6-5 edasi lükatud. Selle põhjuseks on olnud vead projektdokumentatsioonis ja hangete halb ettevalmistus. Kas Transpordiamet hankijana on teinud hangete viibimisest ka omapoolseid järeldusi? Ma hakkaks võib-olla jälle kaugemalt peale, et me seal ühiselt infoväljas oleks, et Transpordiamet on kindlasti üks Eesti kõige suurem hankijad. Meil on circa aastas 3 ühendatud ameti peale üle 400 hanke. Et esmaspäeva seisuga oli, kui me mälu mind ei peta, 109 hanget käimas. Sellel aastal tehakse tee-ehitusse projekteerimine, järelevalve, kõik muu sinna juurde. Sellest 400 hankest on teede siis ehitusega seotud või teedega seotud suurusjärk 250 hanget. Et see on kindlasti hästi suur ja kindlasti on seal arenemisruumi, ega fakt on ju see, et keegi ei taha ju anda mingit paberite üle ja pärast hakata topelt tööd tegema, kui sa oled juba järgmise mingisuguse objekti, järgmise hanke endale lauale võtnud. Nii et kindlasti meil arenemisruumi on ja kindlasti on, aga veel kord, et ka meil on täna selline natukene teistmoodi olukord, et kuna see maht on suur, ühendamine ja kõik muu sinna juurde, aga kindlasti paremini saab. Jah, mina lisan ka veel juurde, et me teadvustame seda probleemi. Eks üks põhjus ongi see, et meil on sahtel tõesti tühi ja nii kui need projektid valmis saavad, siis me peame väga kiirelt nendega ehitusse minema. Hetkel me oleme siis võtnud neid eelprojekteerimisi oluliselt suuremas mahus ette. Ma loodan, et tulevikus jääb meil siis tänu sellele rohkem aega ettevalmistuseks ennem, kui me hankesse lähme.
ja ka Kaido esimesel slaidil oli ära toodud siis uued mõtted, kuidas üldse ehitushankeid korraldada, on nad siis projekteeri ehitahanked või ka allianss hanked, et need on need siis mõtted, millega tulevikus siis neid probleeme lahendada. Liigume edasi. Järgmine küsimus. Kas järgmisteks aastateks on riigiteede ehituses näha investeeringute kasvu või pigem langust? Ma alustan jälle siis, et kui ma siia ametisse sain, siis ma detsembrikuus kohtusin kõigi suuremate erakonna võtmeisikutega, paljuski olid erakonna juhid seal ja tegelikult teede ehituse pool ei ole see pool, kus ma oleks kellegi silmadest või huultelt kuidagi nagu sellist vingerdamist välja lugenud. Et ei ole saladus ju veel kord, et me oleneme väga palju riigieelarvest, et ka selle 3 kuu jooksul me oleme käinud rääkimas maantees juba majanduskomisjonis, me oleme kohtunud majandusministriga niikuinii, aga ka rahandusministriga oleme rääkinud riigi eelarvestrateegia raames ja nii edasi kõik, et kahjuks mul ei ole sellist võluvitsa taskus, kus öelda, et jah, see kindlasti on, aga me teeme tööd selleks, et see rahastus oleks järjepidev ja me ju tegelikult saame väga hästi ühest asjast aru. Kui me muudame mingisuguse teelõigu kaasaegseks, euroopalikuks, siis me suudame ka ohutussel tagada ja läbi selle ka mõne inimelu päästa, mis on ju ka tegelikult Transpordiameti selle aasta üks väga oluline prioriteet, et iga võidetud elu on maksud ja rõõm kuskil perekorras, nii et selle koha pealt tuleb veel tööd teha ja tuleb rahastamisega jällegi samm-sammu ajal või telefon kätte võtta ja rääkida. Jah, mina võib-olla siis lisan nii palju, et kui me vaatame täna tõesti kehtivat teehoiukava, siis seal see rahastus on järgmistel aastatel madalam, aga me oleme täna riigieelarve strateegia ootuses ja loodetavasti sealt tuleb meile positiivseid otsuseid, nii et ootame selle ära ja siis oleme jälle targemad. Mille järgi valitakse üldse remondi- ja ehitusobjektid mingis kindlas regioonis? Alusta nüüd seekord sina. Selle küsimuse vastuse võtan rõõmuga endale, et meil on kõikideks nendeks meetmeks välja töötatud siis metoodikad, mille järgi me neid hindame. Need on meie kodulehel tegelikult kõigile avalikult kättesaadavad. Seal on erinevad siis faktorid sees. Kõige suurem faktor kindlasti on liiklussagedus, mida me iga aasta mõõdame, kus teel on rohkem liiklust, see on ka kindlasti siis prioriteetsem. Samuti me vaatame, et kas seal on ühistransporti peal, kui suur on raskeliikluse hulk ja nii edasi. Et me analüüsime kogu vabariigi riigiteid ja tänu sellele ka need nimekirjad siis üle-eestiliselt tekivad. Nüüd küsimus siit edasi, et kas projekteerijaid lubatakse kontorilaua tagant ka päris teedele, et nad saaksid aru, millised võiksid teed, ristmikud ja muu selline tegelikult olla? Muidugi lubame ja minu soovitus oleks see, et seal tee peal tulebki käia, et aru saada sellest tänasest olukorrast ja näha seda tõelist visuaali siis laivis nii-öelda, et mõelda, kuidas siis see tee lõik ohutumaks muuta, nii et riigiteed on avalikud teed, sinna võivad kõik minna. Kas teil omal on ka, ringi liikudes Eestimaal autoga teinekord see tunne, et see lõik vajaks praegu sekkumist või on mingid kindlad kohad, kuhu tahaks ise tööd suunata, aga paraku need ei kuulu veel selle aasta plaanidesse? Ja see haigus tuleb hästi kiiresti külge, et mul 3 kuuga on täielik professionaalne kretinism, et ma näen asju teistmoodi, kui nad veel olid detsembrikuus või eelmise aasta suvel, nii et see jääb hästi kiiresti külge. Järgmine küsimus. Kas teede ehitamiseks või laiendamiseks vajalike maade sundvõõrandamine toimub tõrgeteta või oleks vaja seadusandlikku raamistikku muuta? No see on hea küsimus, et ma paneks ka sinna pöidla püsti sinna juurde veel, et kindlasti tee-ehitus laiemalt jälle alustades on ju väga pikk protsess, et mõttest
et nüüd ma ei tea, teeme uue lõigu siia kuni teostamiseni, 5 aastat on ülikiire, 7 aastat on selline täna normaalsus. Aga mida ma tahan öelda, et kui ma ka enda sissejuhatuses ütlesin, et me tahame võtta ka näiteks uute lõikude üle järjest suuremaid lõike, et saaks ühe korraga suur kilometraaž korda, siis see tihti kaasneb ka tegelikult teede võõrandamisega, et lihtsalt üks näide teile, et Libatse-Nurme lõigul, see on siis Pärnu juures 20 kilomeetri lõik, seal on umbes 100 maaomanikku, kellega on vaja kõik läbi rääkida. Kindlasti on ühel hetkel mõtet sellele seadusandlusele otsa vaadata, aga meil praegu on see pigem fookus läinud sinna, et sellel aastal saaks kõik hanked välja ja me saaks oma teede objektidega pihta ja nii edasi, et siis me saaks juba otsa vaadata, et mis kuskilt tuleks vaja parandada ja mida mitte. Mina lisan siia veel selle, et see sundvõõrandamine on meie jaoks ikka kõige viimane etapp. Et tegelikult väga suures enamuses me saame maaomanikega kokkuleppele, nad saavad aru, miks me seda teed ju teeme, et see on ühiskonnale vajalik, et neid sundvõõrandamise juhuseid on meil tegelikult väga-väga harva ja hea oleks, kui neid üldse ei oleks. Järgmine küsimus. Kas teede elukaar saab tulevikus pikem olema? Mis innovaatilisi lahendusi tee-ehituses selleks ette on võetud? No, ma võtan vist selle vastamise endale, et muidugi me mõtleme välja uusi lahendusi, et innovaatilisi lahendusi ja meie väga suur soov oleks, et see tee elukaar oleks võimalikult pikk. Et ei peaks uuesti siis maksumaksja rahaga seda teed uuendama tulema. Üks hea näide jälle ongi seal see Allianz hange, kus siis tegelikult saaks ära kasutada ka kõrval siis partnereid nende know-how'ga. Aga ma arvan, et siia kõrvale tuleb väga olulisena välja tuua ka tegelikult keskkonna aspekti, et meie lahendused peavad olema tulevikus keskkonnasäästlikumad. See jälle teistpidi võib natukene seda elukaart mõjutama hakata, aga me hoiame mõlemad teemad kindlasti fookuses, et oleks siis tee elukaar võimalikult pikk ja et meie rajatud teed oleksid siis võimalikult keskkonnasäästlikult rajatud. Aitäh! Milliseid lahendusi plaanite ristmike ohutuks muutmisel kasutada? Kas liiklusohutuse parandamiseks plaanitakse ka sel aastal rajada mõned nõndanimetatud asulaväravad või on tänavu tulemas veel mõni muu innovaatiline lahendus? 2 küsimust. No vasta. Jah, võtan selle vastuse ka enda peale. Et tõesti, need asulaväravad said väga palju negatiivset tagasisidet varasematel aastatel. Aga põhjus on ju tegelikult see, et kui riigimaanteed läbib asulat, siis kahjuks, kui me mõõdame seal kiirusi, siis selles kohas, kus juba asula hakkab ja peaks 50 kilomeetrit olema, ei ole see kiirus mitte 50 kilomeetrit, vaid pigem 80 kilomeetrit tunnis. Ja kahjuks selle jaoks ongi vaja teha selliseid ebameeldivaid lahendusi, kus siis liiklejad võtavad kiirust maha, et seda tehakse igal pool Euroopas. Ja selle mõte on ikkagi see, et seal oleks turvalik liigelda ja asula kõrval on ju alati majad kõrval, kus elavad pered, et ka nendel oleks siis turvaline seal olla. Ja järgmine küsimus. Kas mõned uued 2+2 ehitatakse ka kiirteedeks, nagu Euroopas? No Eestimaa on nii ilus, et siin ei tohiks üldse kiirteid olla, et muidu ja seda ilusat ilma on meil me tahaks ju alati rohkem oleks, aga me tegelikult mängime mõttega seal, et kas kiirteed võiks olla kõik tulevikus 120 tunnikiirusega läbitavad, nii et selle mõttega me küll seal oma majas mängime. Milline on teie isiklik arvamus, kas 2+2 või 2+1? No kui minu käest küsida sellise rohelise ja toore mehe käest, siis ma ütleks pigem 2+2, et teid tehakse ikka väga pikkadeks 10 aastateks ja kui teha üks kord. Aga kindlasti seal on omad alati tegurid, et täna võime öelda, et 2+2
kilomeeter on umbes 5-6 miljoni juures, on ju, et kui sa paned sinna veel viadukte, mahasõite, kõik muid, siis ta järjest tõuseb, on ju, et noh, nii ta on ju. Aga ma ise olen küll sellist 2+2 fänni, jah. Mina mõned aastad pikemalt siin teede valdkonnas olnud, siis ma ütlen, et mul on kahetised tunded, aga see kahetised sellepärast, et tegelikult see oleneb ikkagi sellest samast liiklussagedusest. Et kui meil on ikka liiklussagedus sellel teel madal, siis ei ole ka mõtet ju maksumaksja raha sinna kulutada. Teistpidi turvalisuse poole pealt 2+2 on alati turvalisem kui 2+1 tee, nii et neid kõiki asju tuleb kaaluda, nii et mina olen seda meelt, et meie põhisuunad võiksid olla 2+2 teed, aga mõnda teist põhimaanteed siin võiks ka rajada 2+1 lahendusena. Nii, liigume edasi. Meie järgmine küsimus kõlab selliselt. Kui suureks takistuseks on praegune riigihangete valiku juures määrav hanke võimalikult väiksem hind? Mida on plaanis selle tava muutmiseks teha? Riigihangete seadust muuta. Aga kindlasti ta on teatud kohtades, on ju, et selles suhtes nagu siin ei saa salata, on ju, aga ja kas alati kõige parem või kõige odavam on siis ka kõige parem, on ju, see küsimus jääb alati, on ju, aga tuleb sinna riigihangete seadusele otsa vaadata. Aga kindlasti võib olla takistus, jah. Kindlasti võib olla kõige odavam hind olla takistuseks. Jah, mina näen ka seda, et kui me hangime endale partneri kõige madalama hinnaga, siis tegelikult kui sa lähed autot ostma, siis sa ka ei osta endale kõige odavamat autot, et sa ikkagi tahad seda natukene luksuslikkust või mida iganes sinna mugavust juurde, et see ei ole hea lahendus ja siin tuleb mõtteid mõelda nende erinevate hankeliikide puhul, kuidas siis seda väärtuspõhisust siia juurde tuua. Millal muudetakse meil Eestis projekteerimisnormid kaasaegsemaks? Kuna muudame ära? See töö tegelikult täna käib, et eks selliste normide, määruste ja seaduste muutmine on pikk protsess ja loodetavasti siin ikkagi lähiajal need muudetud saavad. Pead ei julge anda, millal see kuupäev on, aga selle nimel töö käib. Nii, järgmine küsimus. Kui nüüd on olemas Transpordiamet, siis kas on oodata, et enam ei eelistata raha panemist teedesse, vaid vaadatakse kõike transpordiliike tervikuna, nii et dubleerivat finantseerimist ei toimuks, nagu meil Rail Baltica ja Via Balticaga? No, Transpordiamet ei ole 3 kuudki vana ja eks need valdkonnad kõik on tegelikult ühtmoodi armsad ja kallid, on ju, et öelda, et täna lennu pool või veeteede pool, me väga hästi teame, kui sellel aastal hästi sai näiteks jäämurdmisega saadi hakkama, et siis ei oleks tähtis, et loomulikult me pigem see sünergia tuleb ikkagi välja täna, ütleme aasta, pigem 2 pärast, on ju. Et siis on näha, et kuidas me suudame oma analüüsi poole, mida me suudame nende numbritega teha ja kuidas siis seda dubleerimist sealt läbi selle ära või hästi suur teema on meil laua peal täna ühistransport, on ju. Et arenguprogramm aastal 2021 kuni 2025 on ju, kus me tahame CO2 jälge vähendada, me tahaks, et inimesed sõidaks rohkem ühistranspordi, tänu selle peame võrku muutma, tänu selle peame piletisüsteemi üleriigilise tegema, aga enne seda peame liikuvusuuringu tegema, nii edasi, nii et selles suhtes see teema siin on laua peal palju, aga öelda täna, et kas homme on midagi, siis homme ei ole midagi, et on natuke läheb aega nende asjadega, aga me liigume ja need mõtted majas liiguvad väga kiiresti täna. Arusaadav. Küsin, 3 kuud on üsna lühike aeg, et milline see 3 kuud on teile juhina olnud? Kui tihe või kui hoopis üllatav? Ei, muidugi ta on üllatav olnud, et ilus talv oli, hästi palju lund oli, korralik jäämurre oli, hästi palju projekte oli või on laua peal, nii et selles suhtes ära, aga ütleme nii, et üks juht ei tee ilma meeskonnata mitte midagi, et see on see, mida mina iga päev
küll ka läbi ekraani, sest COVID on omad jäljed ka meie kontoris loonud, näen, siis need on särasilmsed abivalmis, nii et ma näen küll seda, et me suudame tegelikult teha sellise Transpordiameti, mille üle me päriselt ühel hetkel väga õnnelikud oleme. Aitäh, Transpordiameti juht Kaido Padar ja maanteehoiuteenistuse direktor Raido Randma. Sellega me 2021. aasta pressikonverentsi lõpetame ja ma loodan väga, et suvel liigute ringi Eestimaal, naudite ilusat Eesti loodust ja järgmisel aastal saame juba kohtuda avalikus ruumis. Ilusat päeva!